esimene haridus on seotud põllumajandusega. Olen lõpetanud Tihemetsa sovhoostehnikumi, kuid 90. algusel liitusin Eesti politseiga. Julgen väita, et traditsioonilised lahendused ei pruugigi olla kõige efektiivsemad. Eesti avalik sektor on liikumas bürokraatlikust masinavärgist kliendile keskenduvale teenuse pakkumisele. Pakutakse oluliselt rohkem rätsepatööd ja konkreetseid lahendusi konkreetsetele probleemidele. Pärnu kolledži teenuse disaini ja juhtimise õppekava annab head teadmised teenuste arendamiseks ja parendamiseks. Olen saanud kasutada neid teadmisi Eesti politsei teenuste arendamisel, aga ka täna Eesti politsei hariduse arendamisel ja juhtimisel. Õpikeskkond kolledžis oli väga hea. Õpilastest moodustus väga tugev meeskond, kellega koos saavutati väga hea emotsioon, mis aitas pingelistes olukordades õppetööga toime tulla. Õppejõud on oma ala tippeksperdid Eestist ja välismaalt, nii et nende teadmist oli väga hea kaasa võtta igapäeva tegemistesse. Julgen soovitada seda õppekava avaliku sektori inimestele, sellepärast et disainmõtlemine võimaldab leida teistsuguseid lahendusi, võimaldab olla efektiivsem ja mõelda nii-öelda kastist välja. Selliseid spetsialiste avalik sektor vajab. Tasub ennast rutiinist välja tõmmata ja mõelda teistmoodi. Oma ligi veerandsaja aastase kogemuse põhjal tean, et see on hea võimalus. Arvestades oma tänast ametit ja kogemust, julgen teile soovitada, lisage enda haridusteele uusi kihte. Teenuse disaini ja juhtimine on selleks väga hea väljakutse. Ärge oodake, disainige endale sobiv tulevik.